ujumisjärgsed suumid tulevad nüüd ja ma saan su kätte! Ma saan su kätte! Tule siia! Tule siia! Tule siia! Tule siia! Oppa, kui kiire sa oled! Teeme veel! Kui sa oled? Au! Au! Tšau! Tule peenrast ära. Nõnjukas. Jaa, väsimus. Tere, ma olen Ereli ja mõtlesin, et võtan teid tänasele aiatuurile kaasa. Et võib-olla ma oleks pidanud seda rohkem hommikupoole tegema, et nüüd on juba päris soe ja palav, aga saab hakkama. Äkki pilved tulevad natukene. Ma pole ammu midagi sotsiaalmeedias ka jaganud, et kuidas mul läheb ja mis ma siin toimetan, aga siis see aiatuur on äkki siuke hea ülevaade, et kuidas mul siin kõik kasvab ja mis ei kasva. Väga palju asju ei kasva ka, nii et aga hakkame vaatama, kus ma siit pihta hakkan. Siuke on väike hoovikene. Nüüd on juba keskpäev, eks. Siis päike on natuke kadunud selle maja taha ja selle suure õunapuu taha. Et mul siin peenrakastid on natukene varjus. Aga võib-olla ma alustan oma kõige lemmikumast hetkel. Ja selleks on see lilleampel siin. Ma ei tea miks, ma tean küll miks. Need värvid ja kõik, issand jumal, kuidas ma naudin seda lilleamplit. Ta on nii ilus. Natukene seda kipslille on ka siin vahel ja muidu need petuuniad. See värv on nii kena. See on küll kõige lemmikum ampel, mis mul on praegu siin, et see tuli nii hästi välja. Ja siin kasvab lill hernes. See veel ei õitse maja ees, ma pärast näitan ka, see maja ees saab vist rohkem nagu päikest, et siin läheb ka kohe varsti päike ära, et siis maja ees juba õitseb ja on ilus, aga need on ka kohe juba õitsemas, väga suured on. Nii, ja siis on siin mul paar lilleamplit ja nüüd on see öölev koi, mille ma amplisse panin, mis ilmselgelt ampli lill ei ole. Et ta voolab lihtsalt üle ääre täielikult, et aga päris abstraktne näeb välja, eks, et ja lõvilõug on seal veel siis peidus. Oot, siuke ta on. Nüüd on juba ta ära õitsemas. Ma ei tea, kas rohkem õisi ei tule või ta tekitab seemneid või mis ta on. Aga jah, ta oli päris kenake vahepeal siin muidu silla. Et mulle ta ikka lillena meeldib täiega, võib-olla lihtsalt amplisse ei paneks rohkem. Ja siin on sinine lobeelia ja mis mul seal on? Mul on tunne, et raudürt on ka sinna vahele sattunud. Paar roosat on seal paistab. Aga lobeelia on ka nüüd alles ilusaks läinud. Hästi kena sinine on. Nii. Ja nüüd on siinpool peenrakastid meil. Mis ma oskan öelda? Hästi palju on õide läinud, eks. No mida ma teadsin, kuskil ma jagasin ka, kas Instagramis või kus, et need salatid ma teadsin, et nii kuum oli, et kõik läks õide, aga ma pole neid veel eemaldanud. Siin vahel on kuskil hernes piilupeks ja siin on ilgelt palju umbrohtu nende kastidega. Mul on suur töö üldse täielikult tegemata. Siin ma pean jah võtma käsile, et ülejääd ma tunnen, et ma olen igal pool umbrohud ja asjad kontrolli alla saanud, aga siin kastides on vist natuke nagu veel vaja tööd teha. Till hakkab vaikselt otsa lõppema, et ma olen siit päris palju juba võtnud, et sügav külma panda, aga nüüd hakkab lõppema, ma külvasin siia vahele hiljuti uued seemned, aga ma ei näeks, et nad veel tõuseks. Keegi nosib päevalille, ma ei tea, kellele meeldib päevalill niimoodi, et on vaja nosida. Aga petersell on ülikaunis siin, nii kohe, nii kena. Ja sibul ka, sibulat saab ka mõnusalt võtta, et siit ma olen saanud oma toitudele rohelist peale puistada mõnusalt. Et siin mul olid jah, herned ja siis salatid, mille ma peaks siis kõik ära eemaldama. Mõtlen, mis mul siin veel oli. Siin ees on, ma arvan, võib-olla mingid lillekesed või kuskil. Ma ei ole üldse kindel. Siin kosmosed on, mõned õied on kosmosel juba, pärast näitan sealt poolt võib-olla paremini. Mõned õied on tal juba küljes, aga ta pole üldse veel kõrgeks kasvanud. Aga noh, aega on mitu kuud veel. Ja mis meil siin veel on? Siin on peedid. Ja siin on saialill ees, ma eeldan. Saialill ja kummel puistasin siia, aga peedid on siin vahel. Mõned ma jätsin 2 tükki. Ma külvasin nagu hästi palju seemneid ühte auku.
ja siis ma jätsin 2 tükki järgi enam-vähem, igasse mõnes on 1. Et kõrvuti, minul on peedid väga hästi kasvanud, kui nad on 2 tükki kõrvuti olnud. Siin on terve hunni kruukolat ja vist spinatit peaks olema. Ilmselgelt liiga tihedalt on siia seemned läinud, aga vahet ei ole, ma hakkan kohe juba nosima neid. Et pole hullu. Ja herned. Hernekaunad on nii mõnusad. Kohe nüüd hakkan saama. Kas järgmine nädal või millalgi. Ei, mõned sealt ühest teisest sorrist, teist poolt ma saan kohe ka juba, ma arvan, paari päeva pärast. Ja mis mul siin on? Siin ees on, ma tean, et on suvelilled, suvelillesegu. Ja siis on terve hunnik surnuaeda, ilmselgelt. Et see kõrvits andis alla, see kõrvits on enam-vähem. Kukamelon, mul on tunne, et kukamelonit vist ikkagi, seda hiirmelonit vist ikkagi ei saa kasvatada õues. Et, ma istun maha, on mugavam. Et rõdul on mul ka, mul on 3 kohas, mul on kasvuhoones, mul on siin selle peal, nagu selle põre peal, kaare peal, mis iganes. Ja mul on rõdul, ütlesin, kasvuhoone, rõdu ja siin õue. Ja need mõlemad, mis on rõdul ja siin, kas ikkagi on mõned õhtud liiga külmad olnud või kuidagi, ta nagu ei naudi elu sel moel. Et kasvuhoones ta nagu ilusti vohab ja ta näeb siuke lopsakas välja, nii nagu mul alati on olnud. Aga nüüd, kus see esimene aasta, kus ma katsetan õues, kas ta kasvaks hakkama, ta nagu võib-olla saab hakkama. Ma ikkagi annan talle veel aega, aga ta nagu ei ole, ta ei näe nii hea välja, nagu ta võiks näha välja. Ja siis mul on siin, issand, siin on vesi ikka, pritsin niimoodi, et kas need lehekesed näevad freaking päikest ka, ma pean need pärast üle lõputama. Siit on pritsinud, et siin on mingid kurke ja melonid, mis ma loodan mitte midagi ei kasva siin mul kaare peal. Ma mõtlesin, et see on juba praegu äkki on lopsakas. Ma tahtsin, et siin oleks kõrvits, kurk, kõik see kukamelon, et võtaks üle, et see kaar oleks jumala kena ja täis. Aga freaking hell, mitte midagi ei toimi. Aga no, pole midagi teha. Kõik lihtsalt sureb. Ma olen juba uued kurgid siia pannud. Kurgid on mul ka siin õues otsa saanud. Ja need, herned, mis ma hiljem panin, ma ei tea, mis on juhtunud. Kas päike on liiga kuum olnud, sest ma kastan küll tublisti, aga jah, et siin pool ka on. Mõned taimed on täiesti ära. Kõrbenud. Vot. No, siin on mingi kurk tuleb. Kas fokusseerib, ei fokusseeri väga hästi. Vot. Natuke ikka toimib, kui see kurk siin ennast suudab natuke veel taastada. Üks väike arbuusike on siin, ma ei tea, kuidas sel ka läheb, aga äkki läheb kuidagi. Vot, need kastid, siin on need hollad, mis mu õde tegi savist, et täidan vett. Nüüd ongi peaaegu tühi juba. Et ma topin vee siia sisse ja siis see kastab sügavusest juuri. Sügavalt juuri, mida iganes eestikeelne lause on. Ja siin on teine olla. Siia ka peaks nüüd vett panema juurde. Hopsti. Need on küll päris super. Et kui on natukene keerulisem ja kiirem, et ma ei jõua alati kastma, et siis on väga hästi, et ikkagi ei sure siin mul need nii-öelda tähtsamad asjad kohe esimese laksuga ära. Aga mõned asjad siiski surevad siin. Ja ka Enn huvitaval kombel sai päris suure šoki, kui ta siia õue sattus nüüd. Et ta läks nii kollaseks, lehed kukkusid suht kõik maha ja nüüd ta nagu tasapisi hakkab uut rohelist endale ehitama siit alt poolt. Aga ta ei surnud täitsa ära, et jah, et siit tuleb ilus uus juurdekasv. Vot nii. Need 2 paprikat olid, mis ma täiesti nimetud olid mul. Ma lihtsalt viskasin need siia õue, et ma ei tea, mis nendest saab, mis nendest tuleb, eks näha ole. Ja siin ees pisikesed, mis mul on, ma panin erinevalt basiilikuid siia. Et siin on kaneeli basiilik, siin on tai, seal on sidrun ja siin on püha. Mul on jah, ma siiamaani külvan alles igale poole asju, et mul ei ole absoluutselt see aed nagu valmis, et tühja auke on nagu igal pool lihtsalt. See on täpselt nii, kuidas ma jõuan ja jaksan. Aga matotomat on super lahe siin. See saab küll ikka ilusti oma
tomatitega hakkama siin õues. See ei nurise oma elu üle. Täiesti. Kuigi võiks natuke rohkem tal tomateid olla. Rõdul on nagu rohkem, kui ma pärast lähen näitan rõdul. Ja siin on herned. Ma lähen hoopis siit keskelt, siis ma näitan paremini. See on kõige suurem hernekaun, mis mul praegu on. Seda hakkab saama nüüd mingi päev. Äkki. See on esimene, mille ma ära söön. Nii, mis mul siin veel on? Siin on jälle kummelid tunnikuga vahel, mingi salat on siia ära eksinud. Siin on küüslaugud. Ja siin on mul kaalikad ja naerised, mida ka keegi nosib. Ma ei tea, kellele meeldivad lehed. Et nosida auke sisse. Ma ei tea üldse kahjuritest nii palju. Ja mu ubade projekt on täiesti luhta läinud. Mul oli 2 rida ube siin ja 1 rida ube siin. Ja mitte midagi pole idanenud. Siin on ainult 3 tükki 3 erinevast või nagu 3 erinevat sorti, ühes sordis 3 tükki ainult nagu tuligi. Täiesti jõhker. Ma ei tea, mis mul nende peenrakastidega see aasta on, aga siin on nagu nii nirusti kõik, et ma ei tea. Sest ühesugune kompost läks nagu kõikidesse peenratesse, et mis siin teistmoodi, ma ei tea, ma tunnen lihtsalt, mu sisetunne ütleb ja ma näen seda taimedest ka, et nagu midagi on teistmoodi siin nagu kas nutrientide tasemetega või ma ei tea, kuidas, et nagu kas midagi on liiga palju, kas midagi on liiga vähe. Ma ei tea, peaks mingi selle mulla testi tegema, siis võib-olla saaks nagu kõige täpsemini aru, aga las olla. See aasta on sellised peenrad, siis ei tule nad mingi mega lopsakad ja ägedad, siis nüüd üle. Aga porgand on mul siin vahel, mida ma peaks ka nüüd, peaks need õitsend kapsad siit vahelt kõik ära eemaldama ja siis porgandeid harvendama hakkama. Et need triibud on siin ilusad, peaks need peenrad korralikult korda tegema. Siin on ka natuke tilli koriander, mis on ära õitsend. A päevalilleke tuleb. Ikka päevalill tuleb siit. Aga basiilik, ma ei tea, miks ta emaga üldse oma elu ei naudi. Peterselid ja kõik on nagu okeid. Ja need on lihtsalt siuksed ülikollased, lehed ei ole üldse lopsakad, mõnusad ja läheb kõik õide ära. Mis on? Siin on mingid kapsatornid. Tuleb ka maha võtta, need ei kõlba ammu enam süüa. Ja lilli on igal pool vahel, saialille ja kõike, mis ma tahan siis korjama hakata. Nii, nüüd näitame taaliaid. Taaliad on siin, ma ei olegi neid veel ära tapnud. Vaata, esimesel on õienupud. Õienupud tulevad siit. Nad. Aga nad võiks, nüüd nad on jõudnud selle kõige kõrgema traadini, et ma pean kohe varsti nüüd panema traati veel kõrgemale poole siia pulkadesse. Aga nad on kuidagi, ega nad vist kõige paremad mul ei ole, aga ma arvan, nad kõige hullemad ka ei ole, naabrikoerad auguvad. Ja siin ees all on mul need seenest külvatud taaliad. Need on ka natuke alles hädised, aga mõned üksikud, mis siin on, ma isegi tea, kus nad on kõik, aga küll saab toime, aga päevalilled on kenakesed, need virutavad pikkusesse ilusasti. Nii, ja nüüd lähme kasvuhoonesse. Lärmi on mul palju vist, aga naabritel tuleb, aga äkki te mind ikka kuulete. Kasvuhoone. Kus ma siit pihta hakkan? Selle aasta minu taimede teema on täielikult olnud, et kõik sai külvatud õigel ajal. Kõik oli nii-öelda suurtes pottides õigel ajal, aga kõik sai liiga hilja maha istutatud. Et isegi kui ma panin mõned asjad nagu suurematesse pottidesse, siis nagu juureruum ja kõik toitained said ikkagi liiga ruttu otsa ja ma ei jõudnud nagu oma ajaliselt ja tegudega hoolitseda kõige eest ja ümber veel kord istutada või kasvuhoonesse või mail, kuhu iganes on ja. Et nad kõik kannatasid natukene liiga hullusti.
ja kõik on siuke natukene niru hetkel veel, et kollane ja kõik siuke, aga ma näen, et ülevalt ja igalt poolt hakkab juurdekasvu tulema ja ilusat seda rohelist, et see on täielikult mul selle aasta nagu kogu minu aia teema, et ma jäin oma asjadega ikkagi mingil maal liiga hiljaks. Et kõik oli jah, külvid olid õigeaegselt, aga siis ümberistutamine jäi liiga hilja peale. Aga küll ma mingit saaki ikka saan. Tomatitega on ikka super hästi, et tomatitega ei saa, tomatite üle ma ei saa üldse nuriseda, need on nii ilusad lapsakad, aga siit hakkame pihta. Kurgike. Kurk on nüüd uuesti käima tõmbanud, mis ma räägingi, et altpoolt on nii kole ja jube, aga siit ülevalt nüüd on saanud elu endale uuesti sisse ja nüüd hakkab tulema. Siin ees on snack-paprikat, Tabasco samad moodi, elas karmilt oma ümberistutamist ja kõike üle, aga vaata siit alt tuleb nii kenasti mõlemal neil nüüd uut juurdekasvu. Nii, siin on meil hakkas vist kollased paprikad nüüd, need California Wonder Yellow. Siit tuleb paprikaid igalt poolt, pisikesi, siis tulevad meil afroditad. Afroditad on mõned on juba päris kenad ja suured, see on eriti. Issand, kui kenake see välja näeb. Kasva veel ilusasti suureks ja tugevaks. Nii, see kurk on siin hästi kena. See on kõige tublim kurgitaim, mis mul hetkel on. Ja siin tuleb nüüd California Wonder Red paprikad, aga nendel ma miski pärast ei näe veel väga on siin ühel. Üks on siin. Siit on ka veel. Nüüd tasapisi hakkab lõpuks tulema neil ka paprikad. Ja nüüd on odapaprikad, need lillad lahedad. Vaata need, issand, kui frikid lilla see ikka olla saab. No täiesti jõhkrad lilla. Nii kena. Ja siin on oda oli vist see. Pikad kollased, pikad peenikesed kollased paprikad tulevad siit. Nii, ja siin on viimane kurk ja nüüd tuleb melon, arbuus, melon. Ja ma ei tea, mis mu arbuusiga juhtus, ma olen nii kurb. Oota, see taim on nii, või vili oli nii kena juba see arbuusika, aga mis juhtus taimega, ma ei tea. Ma ei tea, mida ma tegin pahasti. Ma ei ole väga hea arbuusi ekspert veel, et melonid naudivad siin mõlemal pool oma elu täielikult. Oota, see on kuskile mujale juba ronind. Ma pean hiljem seda siia sättima tulema. Aga mis juhtus arbuusiga, ma ei tea. Mul on nii kahju sellest viljast siin. See sureb mul ära, aga ma ei nõua arbuusi siia. Pisikene. Äkki tuleb. Äkki mul veel õnnestub. Nii, terve tomatimeri, tomateid tuleb küll igalt poolt. Mõnsad, mõned sordid on võimsamad kui teised sordid. Siin on juba päris suured kenad jurakad. Piup. Vaata neid. Mõnsad. Füüselit, mul oli veel pottides ja ma ikkagi otsustasin suruda mõnesse kohta vahele. Paar füüselit siia tomatitele, et ma mõtlesin, kas ma panen nad siia või ei pane, aga ma ikkagi panin, mul on 5 füüselitaime. Ja mu tomatihullus ei ole lõppenud kohe üldse mitte, et sääsed söövad mind igalt poolt. Ma olen nüüd pannud siia 2 suurt tomatit, need on istikud niisama, aga need 2 tükki panin siia veel väikest vahele ja need on San Marzano tomatid. Et San Marzano on need Rooma stiilis tomatid, et piklikumad nagu ploomikujulisemad ja klassikaline Itaalia pärandsort. Ja need pidid need nii-öelda maailma parimad pastade ja kastmete ja selliste asjade jaoks punased tomatid olema, et nendest saab kõige paremaid või vähemalt kokad ja kõik kasutavad enam-vähem neid tomateid. Ma tahan ära proovida, mis ta on. Et äkki, ma arvan, et ma ei ole hiljaks jäänud, kuigi teised tomatitaimed on jõhkrad suured juba on ja need on siin pisikesed 2 tükki vahel. See on niisama potitomat siin. Et ma arvan, et neist saab asja, kui ma isegi ainult 1 tomati saan, et ma saan ära proovida, siis järgmine aasta ma planeerin paremini, aga jah, tuli viimase hetke otsus. Siit poolt on ka veel 1 tomateks, füüsel on siin, baklažaanid on siin, kurk, sul kurk ütleb varsti ära võtta.
Baklažaanilised ka ei ela oma, see Pepino on vist see ja see oli see Stripe Doga, need ka ei naudi oma elu täiega. Ja mais, need 3 esimest, mis ma panin, need surid ära või ma ei tea, mis juhtus, läksid õide, kas ka jälle juureruum oli liiga otsas või mis juhtus, aga ma pistsin uued seemnest vahele ja mul siin mõned 4 tükki praegu või 5 on ka veel seal on taga väike. Uued maisid on juba teel. Tomatid on siin paleks. Kenakesi tomateid igal pool. Nii, ja siin on baklažaanid. Suured väiksed, ma ei näe veel vilju. Nad on õitsend küll. Esimesed õied on kõik ära tulnud, aga ma veel vilju ei näeks. Aga küll nad varsti ka hakkavad toimuma, kuigi lehed on ka natuke kahtlased. Ma ei tea, kas ma olen kastmisega või ma pean natuke uurima, et mis baklažaanil, kui on lehel sellised täpikesed, kas on ka kastmisest, et ma olen nii rustikka kastnud, et mõned päevad on ikka siin nii kuumad olnud. Jälle üks kurgike ja nüüd tuleb terve roodu jalapeñosid. Mu lemmikuim. Need on nii mõnusad, ma olen nii rahul. Neid tuleb nii palju praegu, et ma loodan, et mitte midagi taimedega ei juhtu, et ma saan päris korraliku saagi see aasta. Et mis siin on, kus nad siin kõik on? Siin on üks suuremaid ja siin on see teistmoodi see jalapeño taim, mille ma ostsin sealt selle Türilille laadalt. Et need peaks oranžiks minema. Veel seda esimest, seda kõige suuremat ära ei võta, kuigi see oleks nagu söödav juba, ma arvan. Aga ma tahaks näha, mis värvi ta läheb. Nii, ja siin nurgas on kukameloon. Vot see ronib ilusasti. Ma tean, et mõel on juba nagu viljad ja kõik on äge ja mul on ka siit tasapisi tuleb, aga mul jäi jah kõik nii hilja peale, et mul nüüd on alles ta ilusasti vohama hakanud. Aga võt, kasvuhoone siuke. Päris mõnusti. Nii, ma lähen siit läbi uuri osa välja. Ja mis ma veel näitan? Siin mul on paar amplit. Kuhu sa jooksed, Toore? Proovisid kaklema minna või? Kui palju vett siin on. Oh god. Vihman sadam, ma polegi tähele pannud. Siit ei suuda ära minna see vesi. Oi ei. Mõni ime, et ma maasikaid ei saa. Kõik kukub. Aga siin on ju augud all. Miks ta siit aukudest üldse läbi ei tule? Okei. Ma ei tea, mida ma sellega tegema pean. See upub siin täielikult. Aga siin mul peaks olema metsmaasikas ja kuumaasikas. Aga jah, õisi sellel üldse ei teki, et ma ei tea, ma arvan, et ma ei pruugi siit midagi saada. Taim nagu ise surnud pole, aga ega ta nagu kõige parem välja ka ei näe. Ja siin on üks lille ampel mul jälle petuuniatega, ka nii kaunis. Ja siin on öölevkoi jälle elab oma crazy't elu, crazy't kukkuvat elu. Aga jah, muidu, kus ma siin näitan, kas ta on kuskilt täitsa ära õitsend juba. Ta on ikka täitsa ära õitsend, et kas kuskil oleks mõnda ilusat õit veel ei ole väga, aga jah, ta on nii kaunis. Öölevkoi mulle meeldib ka meeletult. Et siuke ampel. Aga see on ka kena, siin pakub värvi täielikult hoobis. Siin. Nii. Mis ma siin näitan? Üks ampel on veel siin, kus mul on kress või mungalill ja siis mul on, kas ma panin seda soohärja silma on minu arust see pisikene siin karikakra moodi, aga väiksem. Mingi kipslill paistab siin ja ma ei mäleta, mis need olid. Aga ma ei tea, aga see punane on küll päris võimas siin ka. Paistab. Vot, kompostivõnnik on mul siin. Komposti on küll nüüd lihtsalt see aasta. Okei, nüüd on paar vihmasemad päeva tulnud, aga komposti ma pean ikka nii palju kastma see aasta, et ta toimiks normaalselt. Et ikka läheb nii kuivaks nende ilmadega muidu. Et siin jah. Vot. Väike niidetud murunik, mille ma hakkan mulčiks panema, natuke ootan. Ja nüüd tuleb mu kapsapeenra rajoon. Et siin on lehtkapsad esimesena, siin vahel on igal pool sibulad. Aga ma ei tea, kas sibulatest mingit asja ka saab, et esimene aasta kasvatan sibulad ka, et nad ei näe maailma kõige ägedamad välja, aga isegi kui mugulat ei saa, siis äkki seda rohelist pealmist ma saan. Aga lehtkapsad on siin, need on ka nii kaunid, et Nero di Toscana on siin,
Kapral on siis siin ja siis on Scarlett on siin. Ja ma pean kindlasti lähiajal, ma vaatasin, et mul ei ole üldse katteloori, kõik on nii ribadeks, et ma pean uue ostma, et ma pean mingi päev minema ostma nüüd kindlasti ära, enne kui liblikad hakkavad nüüd tulema ussikesi siia munema, kapsaussikesi, mis kõik ära söövad, et saan jaole ennem. Vot. Aga siin, mul on sellest nii kahju, ma mingi üleeile märkasin, ma ei olnud üldse ennem tähele pannud. Need läksid õide. On nii kurb. See oli Pekingi kapsas Skravita või Skravita või mingi selline lilla Pekingi kapsas. Mul on nii kahju, need lähevad õide. Liiga soe on või ma arvan, et ikkagi liiga soe enamik ajast. Miks kapsad õide lähevad on see, kui on liiga soe. Tahab natukene jahedamat. Sellest on nii kurb, need taimed olid nii kenad. Ma mõtlen, kas ma jõuan veel, kui ma veel seemne vahele pistaks. Kas saaks veel toimima? Äkki ma saan ikkagi seda kapsast. Siin on sigurid, siin on mu mulčipiir lõppenud, et sealt on kõik ilusasti mulčitud mul muruga. Siit edasi pole veel jõudnud ma tasapisi, kui muru kogu aeg niidan, siis iga kord panen. Siin on, ma ei tea üldse, mis ma olen pannud ja need sildid, mis ma tegin, on täiesti kasutud sildid tegin, aga ma näen siin, et lillkapsas on see Violetto, lillkapsas peaks olema, kas temast ka kas üldse mingit lillkapsast tahab ja kas ta lilla on, seda ma ei tea. Aga eks näha ole. Nii, mis meil siin on, kas ma näen kuskil mingit silti veel, siin on silt, kas tuleb mingi Vertus, siis on peakapsas. Kähar peakapsas, Vertus on siin. Kõik mu kapsad on siuksed natukene ligadi-logadi, aga ma loodan veel parimat. Siis on ilmselgelt on lilla peakapsas, Kaliboss. Ja siis tuleb Jõgeva. Peaks tulema Eesti sort tavaline, see kõige parem hapenduskapsas, Jõgeva. Siis ma eeldan, et siin on paar lillkapsast veel tavalist peaks olema. Kuigi mu silt on täiesti olematu, aga ma arvan, et see oli lillkapsas Beta on siin ja siin on brokolid ja pisikesed brokolid tulevad juba. Selle üle on mul nii hea meel. Issand, kui hea meel mul on. Et vähemalt üks midagi toimib mul. Et siin mul on paar maasikataime veel. Selle peaks ära võtma. Kenakesed. Ja siin nüüd kastides on mul kõrvits, kartul, kõrvits. Hakkame siit poolt pihta, sellest suurest. Siin on Black Beauty, peaks suvikõrvits olema. Ja siit näed tuleb kenasti. See taim on ka nüüd nii kenaks läinud. Siin taga ma ei mäleta üldse, mis mul on silt juba näetud. Uchiki Kuri kõrvits on siin. Taga see ronib, ma ei tea, kuhu välja ta ronib. Näed, seal on üks väike kõrvits paistab siit. Kartul on suur, kartulit ma kasvatan ka esimene aasta. Et eks näha olega, ma ei tea, kas ma õigesti teen asju või kuidas üldse kartulit kasvatatakse, aga õpin midagi uut jälle. Ja siin on Genovese suvikõrvits, see on päris kena ja suur juba. Ja siin taga on lepardino oli, aga ma kukutasin ta maha kuskile, küll ta saab hakkama. Waltham Butternut on siin, see ei voha veel nii mõnusasti, kui ma tahaks, aga midagi halba temaga ka ei ole. Vot siuke on siinne piirkond. Nii, nüüd lähme siit edasi vaatama vanaema roosid. Vanaema lillepeenrad on nii kenad kõikjal. See roos on nii kauni värviga. See on nii kaunis värvna. Siuke lõhe roosa hästi hele. Ja siin mu 2 ämbrikest veel. Et need naudivad siin ikka meeletult võimsalt oma elu. Et päevalill. Ta on jumal lühikales, aga ta on täiega harunenud juba. Täiega kihvtilt. Et siin on see lühemad, kõik lühemad, pikemad erinevad vanilla-issid on siin. Need tuleb ka mõni päev. Nüüd peaks ikka hästi helekollased olema. Aga millega mul jälle siin on probleem, ilmselgelt on, ja ma näen ka lähetäisid ja kõike on täis, et need
sipelgad käivad korralikult lüpsmas neid, et siia ma pean ka veel pritsima tulema. Aga hakkan näitama. Kõrvits Bambina on siin, see ei ole veel väga edukas. Aga sellepärast ka, et ta võib-olla metsikult valgust ei saa, kui ta nüüd natukene roniks ja kukuks siit üle ääre, siis ta hakkaks rohkem valgust saama, äkki vohama. Issand, kui täis see on. Okei, ma pean selle probleemiga siit täna tegelema. Ja siin on kõrvits. Mis selle kõrvitsa nimi võis olla? Kes teab? Mina küll ei tea. See oli see tundmatu kõrvits. Ja, see oli see, mille nime ma ei tea. Et ma võin ainult tuletada, mis ta on. Aga ta naudib elu. Tema ronib siit ilusasti igale poole. See on täitsa kena siin. Ja siin peaks olema muskaatkõrvits, Muscade de Provence, see suur muskaatkõrvits. Issand, see on nii maasse juba ennast tõmbad siit, et ma peaks ta korra lahti tõmbama muru küljest ja sättima ta kuidagi paremini, ma ei tea kuhu, aga issand, see on siin nii ilus kõik. Ja see mulch toimib suurepäraselt ikka, lihtsalt niidetud muru mulch, kuidas ma näitan. Et ta ajab nii mõnusalt niiskus siit. Et see on suurepärane. Kena on ka niimoodi. Nüüd siin on jälle vanama üks lillepeenar, aga mina olen siia vahel toppinud. Siin on need dokroosid ja verevad sõrmkübarad, mis ma siia vahele toppisin. Nad ei ole veel väga suured, aga nad on täitsa kenad. Natuke on siin vahel neid. Vaat siin on eriti suur ja ilus juba ta. Võt. Ja siin need lilleherned. Nii kenad värvid. Nii kena on siin lilleherne saudib oma elu ja see päevalill ka siin. See kasvab võimsalt, sellest tuleb ikka jäme poolsike. Vaat. Nii, ja nüüd on meil siin viimased lilleamplid ja lillekastikene, et petuuniad on siin. Sellest petuuniast, et ta pidi olema nagu lõheroosa, ma vähemalt eeldasin, nimi oli Lavina Salmon, aga ta on nii barbiroosa, kui üldse barbiroosa saab olla, aga las meil olla siis nii roosa see maja esine siit igalt poolt seast. Et siin on lobeeliaid vahel, natukene värvi annab juurde ja see hõbepael ei toimi mul üldse. Aiandites vaatad, nii ilus lopsakas ja kena, aga mul ei tunta üldse välja. Ei kukkunud ega tein mitte midagi asjalikuda. See on ostetud ampel, see elab veel ilusasti, need mummud töötavad ja see on hästi kenakene. Siin Tooret tuli ikka vaatama, mis me siin teeme või? Joo. Nii, ja lillekastid. Nad näevad nii frigin äärad tegelikult välja, et nii kena ja võimas. Aga millega ma tegin väikese vea, vaadake siit külje pealt. Piu-piu! Kõik on päikse poole kaldus täielikult, et nad päikest ei paista nii palju, et päike on ikkagi nii kõrgel praegu, et jah, nad keeravad kõik sinna poole ja mis veel on viga, võib-olla äkki need suured oleks pidanud olema rohkem tagapool, sest siia on mõned pisikesed peitu jäänud lobeeliad ja ma ei tea, mis mul siit kõik veel tuleb. Et need on täielikult siin ees. Et kui keerata nad üles, siis oleks veel ägedam võib-olla, aga las ta olla, las nad elavad oma sellist kalduselu, sest suurepärane näeb tegelikult välja. Ja siin on öölepkoi, mis on veel kenakene. Vot see sobib ilusamini ikkagi kuskile kasti või peenrasse, mitte täitsa amplisse. Ja väike päevalill paistab ka siit. Tedibeer. Vot tedibeeri päevalillega, et ma ei tea, miks mul oli ostetud pakk. Et tedibeer on selline, et ta lõied on nii-öelda 2 sorti, vähemalt pakis mul on iga aasta olnud. On üks, mis on see nii-öelda sordipuhas, see karvane, mõnus, ilus ja on teine, mis on siuke klassikalise päevalille õiega. Aga
ma ei tea miks, aga see aasta mul on kõik nii-öelda need klassikalised, noh, ta ei ole kole, mitte midagi ei ole, aga ma oleks seda karvast ka tahtnud, aga ma ei tea, miks seal pakis seekord nagu ühte ei ole või et kuhu need kõik sattunud, et mulle on kõik nii-öelda tavalised tulnud. Aga ta on ikka kenake. Vot. Ilus siit piilub, natuke liiga peidus, teine tuleb siit kohe. Aga paistab välja küll. Issand, kas meil hakkab piht tulema? Et jah, pilved on kreisid. Viimane ampel on meil siin. See on nii kõige niruma ampel, et mumm vähemalt saab tööd teha, aga jah, siin mungalill, oranž on kena lobeelia, aga kõik on siin kuidagi kõrbenud. Crazy. Aga nüüd lähme rõdule. Vot viimane minu aiaosake on siin. Väike rõdusektsioon. Kogu mu potimajandus on siin, et siin on enam-vähem maitsetaimed ja sellised asjad ja seal on pigem köögiviljad. Et mis mul siin on? Et münt on siin, aga ta ei ole miskipärast mul idanenud, paar asja on siin täitsa idanemata. Rosmariinid, tüümeneid, lavendlid, saialill on siin vahel, rokkilille, küüslauku, basiilikut, siin on ilus basiilik, õues on lihtsalt kohutav jube, aga siis ma saan kenakesi lehti, murulauku, see on ka lavendel jälle, koriander õitseb siin, peaks uuesti külvama, salvei, mis siin veel on, see peaks olema oregano, eks, jah, natuke peterselli, sidruntüümian on siin mõnus võimas ja siin on üks tomatitaimekese, Tumbling Tom Yellow peaks see olema. Jah, ilusad tomatil on siin vahel, peidavad kõik ennast. Võt siin, siuke. Voolik jookseb mul ka. Seda ma ei eitanud. Et kõik need siin. Voolik jookseb siit tagant ja siis läheb sinna lõppu välja ja sealt rõdu otsast läheb alla, mida ma saan siis ühendada. Et see on tegelikult tilkkastmisvoolik. Et ma ei teadnud seda, kui ma ostsin selle, ma lihtsalt nägin hea hinnaga need jupid, mida ma kõik tahtsin, aga ta on tegelikult mõeldud tilkkastmisega, aga mina ühendan põhimõtteliselt vooliku siia taha ja siis tuleb täissurvega nii palju lärmi selja taga. Ja siis tuleb täissurvega põhimõtteliselt siit nendest välja, aga ma saan mõnusalt kastetud kõik asjad. Et päris hea lahenduse olen leidnud, et ta tahtis nagu alguses see vooliku surve tahtis nagu laiali lüüa kogu selle, aga teip parandab kõik vead, on ju. Minu lahendus kõigel on alati kas supertakk või teip, on ju, et see vähese teibi viga, kui on midagi, mis laiali laguneb. Et siis ma sain selle toimima mõnusalt. Nii, siin melon elab ikka suurepärast elu siin ka. See peaks olema rich sweetness. See näeb superkena välja, ronib siin, ma olen liiga väikse pulga talle pannud, pulk saab juba kohe varsti otsa. Ma pean talle parema pulga varsti panema kõrvale. Siin on jalapeniot, siin on snackpaprikat, seal on ornelat, siin on mul üks amplike veel, mis olid viimased suvalised õied, mis mul järgi oli, topsin kokku lobeeliat ja petuuniat. Siin on cayenne, siit cayenne'i, tuleb ikka mõned tulevad. Aga see on ka hästi kenaks siin läinud. Mis siis see huvitav on? See on tabasco. Vot siin naudib ka tabasco nagu paremini või kõik piprad naudivad kuidagi oma elu paremini. Siin on vist nii palju ikkagi soojem rõdul. Isegi kui ööd on külmad, on kuidagi nende jaoks soe ja hästi päikeseline. Siin on mul terve hunnik kummelit. Ilmselgelt sai siia liiga tihedalt külvatud, aga suva kohe kui õied on, ma hakkan kohe neid noppima. Ma tahan hästi palju kummelit endale korjata see aasta. Siin on üks korralik punane potitomat, ka ilusaid, hästi palju tomateid on küljes. Kenad. Siin on Purple Bumblebee tomat, ma olen tema hästi põõsjaks lasknud. Et ma võib-olla nüüd peaks hakkama mõned külgvõsud talle ära võtma, aga ma ei ole viitsinud veel teha. Et igal pool on õied küljes, mõnusalt tuleb ma kujundada pigem põõsjaks, kui selleks, et ta väga kõrgeks läheks. Ja siin on mato, vot see naudib ka ikka oma õueelu täielikult. No issand, kui palju tomateid, tal on juba nii raske, et ma ei tea, mis toe ma peaks talle tegema siia. Nende tomatite, et ta jõuaks neid tomateid üle ole. Siin on ikka
palju raskust juba. Vot, siuke on ta ilus. Ja siin on üks nukker mustikataim. Ma alles istutasin ta ümber. Ma ostsin korraliku mustika mulla, aga ta ei ole veel nagu väga elujõuliseks ennast ajanud. Ta juuresüsteem oli täiesti olematu nagu eelmises, nagu selles potis ja mullas, mis on nagu, ma ei tea, kas ta suudabki üldse ennast jalule ajada, et ma ei ole üldse mustikaekspert. Ma tahaks nii väga neid kultuurmustikaid, oleks mõnus nagu noppida, aga ma ei tea, mida ma tegema pean, et ta toimiks. Vot, siin peidab paprika ennast vahel. Keenad paprikad peidavad siin ennast kõik. Nii ilusad. Ja vaata, kui palju siin odapaprikaid on. Kui frikin lilla see on. Nii mõnus. Ma ei tea, see värv on lihtsalt super. Nii hea näeb välja. Siin on veel paar taimekest ja kukamelan on siin. Nüüd ka, ta ei ole üldse süke pehme ja mõnus, nagu ta kasvuhoones on. Ta on süke hästi kõvad lehed kuidagi. Tekkis see tuul ikka siin ja külm teeb liiga talle. Aga ma näen, et nüüd nagu hakkaks paranema. Äkki ta ikka läheb, et siit tal tulevad uusi ilusaid lehti juurde, et äkki ta suudab ennast ronima nüüd ajada mingil hetkel siin. Mul on need, mida ma vist ei maininud mõnes kohtades, mul on need lambavilla mulchikettad siin vahel, mis ma toppisin. Et hoiavad niiskust, natuke väetavad ja mulchivad, et näed, et kõik see, mis mul siit komposti juurest tuleb, tahab kasvama hakata, et see ei pääse siia ülesse. Kuigi mõnedes kohtades näeb pääseb, siin on ilgelt palju, mis on vaja välja tõmmata. Nii, vot. Ja siin on 2 viimast poti kapsaid, et siin potis on kõik lehtkapsad, need on ka nii võimsad suured, Nero di Toscana lehed on juba nii kenad lehtkapsal. Et võimas. Ja siin on viimane, et siin on kaliboss, punane peakapsas ja siia ma panin lillkapsas. Aga lillkapsas ei ole nagu väga ilus ja hea, ma ei tea, mis talle ta on. Aga kaliboss, siit tundub küll, et vähemalt midagi ma saan. Neid on elus, vot. Siuke on mul see piirkond siin. Tundub nagu läheks vihmaseks kohe. Tuleb jälle vihma, see on super, siis ma ei pea ise kastma kogu aeg. Aga siuke minu aiaka oli täna siin, et palju asju on hästi, palju asju ei ole hästi, aga nii ongi, et kõik ei saagi toimima kogu aeg 100%, et on milline ta on mul see aasta, aga kõik asjad, mis ma nagu saada tahan, ma saan tegelikult ju kätte. Et isegi kui mõned üksikud kapsad ja mõned kuskil peedid või porgandid ei ole nii ägedad, kui ma võib-olla tahaks, aga mis seal ikka. Aga paar pisikest taimekest äkki ikka kuskilt saan. et ma proovin, kui vähegi võimalik, ma prooviks näiteks iganädalaselt, mingi linnuke oli, ehmatas mind korraks. Et iganädalaselt on sellist tuuri võib-olla natuke palju teha, nii kiirelt ei muutu kõik, aga võib-olla iga paari nädala tagant või 3 nädala tagant ma prooviks küll see suvi teha selliseid väikeseid aiatuure, et siis on ise ka endal hea tagasi vaadata, et milline progress on või kuidas on, et järgmiseks aastaks ikka ununeb ju ära, kui 6 aastal nagu hakkad jälle aeda planeerima, et või et kuidas kõik läks, et siis mul läks väike videomälestus ka endale, et mida kõike annaks paremini teha ja võib-olla mingi asukohti muuta või kuidas kõike planeerida. Aga aitäh teile, et vaatasite ja järgmise korrani!